kuidas siis ikkagi osta autot ilma registreerimistasuta. Ja selleks on tegelikult väga hea nipp, et kui valid endale auto, siis tegelikult tuleks ka vaadata, et kus liisingus ta on. Ehk et kui ma, Kairi, ostan näiteks sinu käest auto ja see on sul näiteks Coop liisingus, siis selle eest enam registreerimistasu ei pea maksma, sest auto omanik ei vahetu. Ja see on tegelikult kõikide teiste liisingutega samamoodi. Et kui omanik ei vahetu, siis registreerimistasu maksta ei tule. Ja vaadates registreerimistasusid, need on ju päris muljetavaldavad numbrid, et see sääst on päris suur. Jaa, et see sama Mercedese buss siin näiteks, sellel on 3800 eurot on registreerimistasu, et on päris märkimisväärne osa auto maksumusest. Ehk et mõistlik oleks see kokku hoida, kui on võimalik. Et tasub ikka vaadata selle pilguga ka, et üks asi, et milline auto sulle sobib ja ka seda, et millises liisingus ta on. Jaa, et see on üks selline koht, mis on täna võimalik ära kasutada. Kas inimesed täna nagu teavad ka seda võimalust, et nad pigem vaatavad selle pilguga, et kui mul on näiteks Swedbankis on liising, siis ma vaatan seda autot, mis müügis on ka, mis oleks Swedbanki liisingus? Jaa, seda iga päev aina rohkem küsitakse ja see on aina rohkem inimeste teadvusesse jõudnud, et selline võimalus on olemas. Me oleme viimasel ajal hästi palju autodest rääkinud, aga kevad tähendab natuke ka seda, et mootorrattad hakkavad tänavale ilmuma. Et kas autoportaalis mootorratastele ka üldse koht olemas on? Jaa, nii nagu läksid ilmad ilusaks, tulid ka esimesed kaherattalised tänavale ja me olemegi autoportaalis natuke ka selle nimel tööd teinud, ehk nüüd mototehnika sisestamine oleks märkimisväärselt lihtsam. Ja täna ongi niimoodi, et kui näiteks sisestada kuulutus, tuleb panna hind, mis sa selle tehnikast tahad küsida, paned reknumbri sisse, kui ratas on registris, siis me täidame automaatselt kõik andmed ära, lisad fotod ja ongi kuulutus üleval. Et tegelikult mitte ainult mootorrattad, vaid ma saan aru, et ATV-d ja need lähevad ka sinna? Jaa, et teiste tehnikatega täpselt sama lugu, et kui on registris, on täitmine märkimisväärselt lihtsam, kui registris ei ole, siis on vaja natuke linnutada. Kas on näha ka, et veebruar on läbi, märts on kevadekuu, et inimesed kuidagi elavnevad, otsivad rohkem nii näiteks selliseid hobisõidukeid, võib-olla mootorrattad või kabriolette üldse? Jaa, me näeme seda, et mototehnika kuulutuste arv on vaikselt suurenemas ja me näeme ka seda, et otsitakse rohkem. Et nii kui päike välja tuleb, nii tegelikult mototehnika vastu huvi on päris suur. Hästi suur huvi oli ka taaskord selles osas, et kuidas siis ikka saab autoportaalis soodsamalt. Me küll rääkisime selle eelmine kord lahti, aga võib-olla tasuks uuesti jälle mainida, et kuidas see toimib siis niimoodi? Alustangi kuumaksust kõigepealt, et siis koostöös Coop liisinguga meil on niisugune hea liisingupakett, kus näiteks 200 eurost saab autoportaalist 18 000 eurot maksva auto. Kui pole mõnest teisest portaalist, saab ainult 10 000 euros auto. Ehk see teebki meid eriliseks, et meil saab kuumaksu järgi otsida ja see kuumaks on päris reaalne. Et see on üks teema, mida hästi palju küsiti, aga see päriselt nii töötab ja tulge proovige järgi. Meilt küsitakse ka palju seda, et kas endiselt on veel autoportaalis kuulutamine tasuta või see ilus aeg on mööda saanud? See ilus aeg on jätkuv ja luban, et jätkub veel, et autoportaalis on jätkuvalt kuulutamine tasuta ja iga päev aina rohkem ja rohkem inimesi kuulutab oma autosi, mototehnikat autoportaalis. Ja tänu sellele tegelikult meil on tekkinud üsna suur unikaalset kuulutuste arv, ehk meil on mitu tuhat sellist autot, mida kuskil mujal ei ole. Et kui olete autot otsimas või mototehnikas, siis tasub kindlasti tulla vaatama autoportaali.